Kas sina tead, missugust taime nimetatakse rahvasuus kartuliroosiks? Kohe lähme uurime välja, mis kasulik taim see on. Mulle tundub, et sellel taimel küll kartuliga midagi tegelikult pistmist ei ole. Sul on täiesti õigus. Tegu on kurdlehise kibuvitsaga, kasvab igal pool meie randades ja oma rahvapärase nime on ta saanud oma viljade järgi, et need on suured nagu kartulid. Ma saan aru, et me ei räägi tavalisest kibuvitsast, vaid kurdlehisest. Ei tasu segamini ajada neid hariliku kibuvitsa või koerkibuvitsaga, et neile marjad on erinevad. Kurdlehisel on sellised suuremad, mahlasemad, magusamad, teistel kibuvitsadel väiksemad, kõvema koorega ja natuke ka mõrkemad. Ma saan aru, et see on mingi tõsine vitamiinipomm, jah? Ja mitte ainult nii need viljad kui õied sisaldavad väga palju vitamiine, mikroelemente, väga hea antioksüdant ja sealt leiab kindlasti A, B ja C vitamiine. Turgutab väga hästi immuunsüsteemi. Me oleme jõudnud kõige põnevama osani ehk tee joomine. Maret, räägi, kuidas see käib? Mina valmistan nii, et panen kannu marjad ja õisi ja kroonlehti vesi peale, lasen neil tõmmata ja võib-olla pärast lisan ka veel näiteks erinevaid vürtse, mis endale meeldivad. Vitamiinide kogumise aeg veel kestab. Seega järgmine kord, kui lähed randa, mine kurdlehiste kibuvitsapõõsaste juurest läbi. Aga väike meeldetuletus, kibuvitsast üksi ei piisa sinu päevaseks vitamiini vajaduseks. Seega mine ikka apteegist läbi.